Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, mina olen Einar Laigna. Täna arutleme teemal noored ja vanad ehk teiste sõnadega ühiskonna kui elava organismi terviklikkusest. Keel, millega me suhtleme, on täis inimlikke emotsioone. Ja üks sõna, mis samuti on mõistetud tavaliselt väga eriskummaliselt, on sõna areng. Areng, arenemine, mis tegelikult tähendab muutust, ei pea olema tingimata muutus parema poole, vaid ta tähendab lihtsalt mingite muudatuste toimumist. Tavakeeles sõna areng enamasti tähendab millegi paremaks muutumist, targemaks muutumist, ilusamaks ja see progressi idee, mis on päris pikka aega lääne tsivilisatsioonis võidutsenud, ongi loonud selle arusaama, et kõik muudkui areneb ja minevik järelikult on midagi halba, mitte piisavalt tarka ja teadlikku ja tulevik loomulikult on siis midagi eriti suurt, ilusat, tarka, nagu toimuks mingi liikumine väga harmoonilise ja täiusliku maailma ja inimese poole. Tegelik elu näitab paraku vastupidist ja nimelt seda, et niisugust arengut ajaloos sellisel kujul ei ole, on küll üksikutes ringides kindlasti ka positiivne areng, mis on täiesti selge, siin ei ole vaielda midagi. Aga kui me mõtleme, et meie ajalugu, mida me oma ajalooks peame, on kestnud ainult mingisugused 12 000 aastat, siis see on niivõrd lühike aeg, niivõrd pisike aeg kosmiliselt võttes, et selle põhjal me ei saa ju teha lõplikke, kaugele tulevikku ulatuvaid järeldusi ja arvamusi, et kõik see süsteem kosmilises mõttes nii viisi püsib, nagu ta praegu on ja saab üha püsima, vaid et see kõik on ajutine. Siit loomulikult ka küsimus inimeseks olemise ja inimese elu mõttest ja kultuuri ülesanne ongi ka mõtestada inimelu. Milleks me oleme, mis tähendab olla inimene, kes on inimolend üldse universumis? Seda küsimust ei suuda mina teile vastata, aga selle küsimusega me peame elama. Ja seda küsimust me peame endale esitama. Ja just nimelt selle tõttu, et meil endal ei ole sellele vastust. Ja see komponent, see osa inimteadvuses on üks küpse kultuuri paratamatu psüühiline seisund normaalses kultuuris. Kui seda ei küsita enam, siis on asi kurb. Nii, et me peame arvestama koos tsivilisatsiooni üksikvaldkondade tõepoolest, siin võib-olla kehtib see nõukogudeaegne sõna, kus kõik arenes tormiliselt. Meie armastame ka rääkida Eesti Vabariigi majanduse tormilisest arengust ja kõigest. Jätame need tormilised arengud oma ette ja tuletame ka meelde, et ajalugu tunneb ka tsivilisatsioonide katastroofe ja kultuuride hukkumisi. Ja ka see on olnud selle tulemiks, mille nimi on ajalooline areng ja ajaloolised arengud ehk muutumised. Aga viime oma tähelepanu meile endile, inimestele täpsemalt, see tähendab meie ühiskond, meie perekonnad, inimkond kõige laiemas mõttes
ei koosne ju ühevanuselistest inimestest nagu mõne maali peal, vaid me koosneme eri elueas olevatest inimestest. Inimene sünnib, ta on imik ja siis on ta väike pänta, mis õpib roomamise järel käimist ja tõuseb püsti ja siis on ta lapseiga ja siis on ta noorukiiga ja siis on tal keskiga ja siis on täisiga ja küpsiga ja siis tuleb vanadus ja siis on raugaiga. Et niisugune on inimese eluring. Järelikult ühiskonna terviklikkus on see, et väga erinevas elueas inimesed elavad koos, suhtlevad ja nad koos moodustavad ühiskonna, perekonna, asutuse, mis tahes terviku. Kindlasti on olemas omad eluealisusest sõltuvad inimeste rühmitused. Noorte ringid, laste ringid, keskealiste ringid ja kooskäimised, küpsete inimeste kooskäimised, vanade inimeste kooskäimised ja neid kindlasti ühendab see, et teatud vanuses on inimestel väga sarnased probleemid, sarnased mured, teemad, mida nad käsitlevad ja see on loomulik, et selles suures tervikus on väiksemad allüksused, kus elueast tingitult on huvide ring ka piiratud. See on loomulik, see on selge ja samal ajal on väga ohtlik ühiskonnale, kui toimub eri vanuse klassi inimeste eraldumine üksteisest sellel põhjusel, et noorsugu lõigatakse ära või eraldatakse täiskasvanute maailmast, kui teha esimene niisugune mõneti meelevaldne, kuid siiski ometi kehtiv jaotus. Natukene ajalukku tagasi vaadates möödunud sajandi 60. aastat, 70-ndatel see noorsoorevolutsioon ja hipiliikumised ja vastavad muusikaliigid, need kõik olid väljendid sellele, et noorsugu eraldas ennast nagu teadlikult või eraldati, teades psühholoogilise sõja telgitagustest ühte kui teist, võib ka öelda, et need protsessid võivad olla juhitud kuskil ja nad on elluviidavad täiesti. Näiteks Beatlesite ansambel ei ole tekkinud stihiliselt, vaid ta on loodud teadlikult ja seal taga on olnud terved töörühmad, kes on välja töötanud kogu selle ideoloogilise rinde jaoks vajaliku Beatlesite ansambli ja mis liiki see muusika kõik on. Selle taga on suur teoreetiline töö. Ma olen lugenud raamatut, kus on isegi ära nimetatud koht, kus see tehti Inglismaal. Et see on sõjalise luure nii-öelda tulem siia maailma. See on omaette teema, millest võib kunagi teinekord rääkida. Aga fakt on see, et toimus protsess, kus noorsugu teadlikult eraldas ennast vanematest põlvkondadest, vanematest ja tahtis nagu elada omaette suletud elu. Seal oli kindlasti oma osa ka Vietnami sõjal, kus noorsugu tundis selle sõja suhtes kindlasti tülgastust ja see, nagu öeldakse, et USA kaotas selle sõja televiisori ekraanidel, kui ühiskonnas kasvas nii suur vastumeelsus selle suhtes, selle mõttetu ja mitte millegagi lõppeda näiva džunglisõja suhtes, siis põhjused põhjusteks, aga praegu on fakt see, et me elame maailmas, kus väärtused, mida hinnatakse ja ühiskonnas propageeritakse, ei ole mitte küpsus, ei ole mitte sisemine tasakaal, rahu, vaid avalikus elus domineerib see meelsus, mis peaks iseloomustama puberteedieas olevaid noori. Ja põhiväärtusteks on nagu saanud väline füüsiline ilu, seksapiilsus, juba see, et sõna seksikas on saanud niisuguseks sõnaks, et
et seda kasutatakse esemete kohta, olukordade kohta. See on nagu mingi eriline väärtus ja muud väärtused nagu poleks väärtused. Tähendab, see energia on suunatud hoopis mujale, mis looduse poolt on ette nähtud millekski muuks. Ja need väärtused nagu noorus ja nooruse ilu oleks ainsad iluvormid, väline ilu, tingimata välise veetluse ilu ja eraldatakse sellest hinge külg, küpsuse külg ja küpsuse ilu. Kui tihti me näeme noori inimesi, kellel on nooruse ilu ja kas me oskame näha vanu inimesi, rauku, kelle näos on kortsud ja ühel päeval me oleme ise nii küpsed, et me vaatame ja hämmastame ühest teist laadi ilust. See on hinge ilu, mis välja tuleb. Ja me näeme palju seda praegu, kui see nooruse füüsilise lille õitsemise aeg, mis on üürike mööda saab, kuidas äkki see ilu kaob ära ja inimesed kustuvad. Ja näod ei ole enam ilusad, sellepärast et nooruse füüsilise ilu kadumisega seda ei asendanud küpseva, edeneva ja kasvava hinge ilu, mis annab inimesele tõelise ilu. Me teame seda, kuidas see ilu väljendub näiteks silmades. Loomad, kelle näod on ju kaetud karvadega, oma silmailmega annavad ju edasi haruldase niisuguse skaala emotsioone, mõtteid, tundeid, arvamusi, hinnanguid, mida tahes. Inimese silmad on sama ilmekad, need on hingepeegel ja kui nendes silmades see hing, mida sa näed, kui seda polegi hinge või kui see surnud on, kui see füüsise ilu lõpeb, aga hinge ilu ei ole kasvanud, ei ole tekkinud, ei ole küpsenud, siis see on vast üks traagiline olukord, kuhu inimesed satuvad selle tõttu, kui ühiskonnas hakatakse hindama ainult teatud elueale omaseid väärtusi. Ja siin on kindlasti süü kapitalistlikul ühiskonnal, kes tahab kõike müüa, kõik on ostmine ja müümine ja kindlasti on puberteetnikud ja noored inimesed, kellele on suunatud ka kõvasti kaubandus ja see müümine, sest et mida küpsemaks inimene saab, seda vähem ilmselt tahab ta omale asju kokku osta ja huvid hakkavad liikuma kuskile mujale. Ja seetõttu inimestest kihutatakse üles taolisi kirgesi. Olemine ja olemasolemine. Aga nüüd, mismoodi siis ühiskond on kultuurides tuhanded aastad funktsioneerinud? Ajaloos, nii nagu me ise elus kogeme ja õpime, nii ajaloos sugupõlved õpivad ja kogevad. Ja sugupõlved talletavad selle kogemuse ja tavaliselt õpetavad edasi oma järglastele seda, mida nad ise teavad. Oleks ju absurd arvata, et iga uus sugupõlv, kes siia maailma sünnib, peaks hakkama nullist pihta ja kõike jälle uuesti ise kogema ja õppima. Umbes, et iga põlvkond hävitab oma kogemuse ära ja uus põlvkond visatakse nii-öelda oma pead, vaadake ise, kuidas hakkama saate. See oleks absurd, see ei tööta see süsteem. Kõikides elusolendite liikides toimub oma järglastele õpetuse andmine. See on vahel karmil viisil, kui vanus on täis, lükatakse pesast välja, mine, on aeg ise lennata, ise toitu otsida, ise toime tulla. Ei saa igavesti jääda pessa, keda siis papa-mamma noka vahelt toidavad. Iseseisvus. Ja selleks, et püsima jääda, peab andma üks põlvkond oma kogemuse, mis koosneb 2 osast, edasi oma järglastele. See kogemus on isiklik kogemus, see, mida organism õpib oma eluea piirides, seda nimetatakse ontogeneesiks ja fülogenees on see õppimisprotsess, mis on toimunud elaval olendil liigi pikkuse piirides. See tähendab tuhandete ja ei tea kui pikka aja jooksul omandatud kogemus, mis on inimese vaistudes, geenides, kus tahes. Need 2 mõlemad kogemuse liiki on väärtuslikud ja peavad moodustama kasvatuses oma kindla osa. Ka need ühiskonnad, kus on tõmmatud nagu tahtlikult
eristav vahe noorte ja vanade vahele, kus noortele püütakse selgeks teha nagu tänapäeval, et üks näide kui tuua, siis ma mäletan, kui 16-aastane poiss ütles mulle, et üle 20 on kõik lubjakad ja ma ise mõtlesin, oot, ei ole seegi sünnipäev sul kaugel. Ja kui 20. sünnipäev oli, siis ma ütlesin, et tere tulemast lubjakate hulka. Siis ta naeris hämmelikult ja arvas, et ega see ikka nii ei ole. Aga juba see arvamine ise, et teatud elueas niimoodi mõeldakse, on siiski uuema aja nähtus, sest et traditsionaalses vanas kultuurühiskonnas kasvatuse juurde kuulus austus vanemate inimeste vastu. Neile anti istekohta trammis ja bussis. Ma ei tea, kas tänapäeval antakse, ma olen kuulnud, et seda pidavat mõnikord juhtuma. Niisugusi igandeid mineviku arhailistest ühiskondadest. Et kasvatus tähendab ka kuulekust, sõna kuulmist. Et see, mida vanem inimene ütleb, et laps on kuulekas sellele. Ja sõna kuulmatus kindlasti toob kaasa objektiivse karistuse, mis tähendab seda, et kui sa paned toime teo, mis sind kahjustab, siis see juba ongi karistus. Näiteks väike laps küsib, mida tähendab tuline. Väga raske on seletada lapsele, mis on tuline. Tõepoolest, kuidas seda seletada? Ja üks isa ütles oma väiksele pojale, et mine puutu näpuga pliiti. Laps läks, puutus, tuli tagasi, sõrm suus, noogutas pead ja oli selge, mis on tuline. Tõepoolest on kohti, kus saab niimoodi õpetada, kuid see on väga ohtlik õpetusviis. Väga palju asju on maailmas selliseid, kus ei saa seda meetodit kasutada. Mis juhtub, kui väike laps küsib, et aga mis saab, kui ma kukun ülevalt puu otsast alla? Ei saa ju öelda talle, et mine ja kukuta ennast alla. Siis on võimalik ainult selgitada näidete varal ja hoiatada, mis võib juhtuda, kui see asi toimub. Nii et paraku kasvatus ja õpetus on seoses kuulekusega, sõna kuulmisega. Kogu õpetus on ju rajatud sellele, et me usaldame õpetajat ja et see, mis meile õpetatakse. Me võtame selle omaks teades, et kõike pole võimalik, ei peagi, ei tohigi ega saagi ise kogeda, vaid me enamuses rajame oma elu seni kogetule, seni õpitule ja pidagem silmas seda, et see kooliraha, mida inimkond tervikuna ja mida me kõik ka üksik inimestena maksame elukogemuste ees, see kooliraha on ränk. Väga paljud tarkused on läinud maksma inimkonnale ilma liialdamata 10 miljoneid inimelusid, arutu hulga inimlikku kannatust. Ja nii suur osa meie oma inimlikust kannatuses on süüdi selles, et me ei ole olnud ise sõnakuulelikud oma vanematele ega sellele, mis meil on õpetatud. Kui näiteks lugeda ja kõik ju teavad suitsetamise, alkoholismi ja kõike neid kaasnähte, eluea lühenemist, haigusi, kõike, mis tuleb. Ja nüüd küsida, miks inimene teeb seda? Miks inimene ei ole kuulekas teadmisele, mis tal on? Milles on põhjus? Miks inimene on suuteline täie selguse, mõistuse ja kainuse juures toimima iseennast kahjustavalt? Mis jõud on see, mis sunnib inimest hävitama iseennast? See on sügav teoloogiline küsimus. Filosoofid pole suutnud sellele vastust anda. See näitab seda, et teadmine ja mõistus on millegi pärast jõuetud, kui ei haarata kaasa tahet. Aga nüüd mismoodi on toimunud siis veel lähiminevikus, kui kultuurid olid suhteliselt stabiilsed, nagu me praegu näeme seda näiteks islamikultuuris, mis näib väga palju läänemaailmas pahandavat meid, aga peame tunnistama, et islamikultuuris töötab see süsteem, mille nimeks on eri sugupõlvede kattuvad ajad, mil nad koos elavad. Kui väiksed lapsed elavad koos oma vanematega, kes on suhteliselt noored, siis nad elavad koos teatud kindla vanuserühmaga ja see on ühtelaadi suhted. Kui perekonnas on veel vanavanemad, mis on eriliselt tähtis kultuuri järjepidevuses ja laste kasvatuses, siis arvesse võttes, et oma vanemad, kes on piisavalt noored alles,
neil on oma probleeme alles kuhjaga, nad on ise alles iseendaga niivõrd, võib öelda, hädas ja probleemides ja konfliktides ja kõiges milles tahes ja igapäevaelu muredes, töö ja karjäär ja me teame, mis elu on. Kellel on aega laste jaoks? Vanavanematel. Ja see ongi nüüd laste ja noorte kujunemisel küpseteks inimesteks juba varakult tähtis, et nad suhtlevad mitte niivõrd oma vanematega, kuivõrd vanavanematega. Ja vanavanemate armastus, hellus, õrnus, küpsus on see, mida lapsed ääretult vajavad. Nende emotsionaalse maailma, nende hingeelu ja vaimuelu kujunemisel. Arva vist vanavanemad karistavad lapsi. Vanemad karistavad lapsi, aga vanavanemad vist, ma arvan, väga harva. Nende armastus on hoopis kuidagi niisugune nagu suur meri, mis võtab endasse jõe või oja või mille tahes ja see kõik niimoodi lahustub selles suures armastuse meres ära. Ja seda lapsed kogevad. Ja see vanavanemate armastus on tõesti täiesti eri kvaliteeti. Ja paraku niisuguses ühiskonnas nagu tänapäeval jäävad enamasti lapsed sellest ilma. Ja kui nüüd laps kasvab üles olukorras, kus see põhiseltskond, kelle hulgas ta viibib, on omaealised ja omaealiste maailmas valitsevad arusaamad ja väärtused, kui puudub elav suhtlemine vanema põlvkonnaga, vanaemadega, siis mis toimub? Siis vanad inimesed muutuvad noorte silmis mingiteks, peaaegu et mitte inimesed üldse. Võõrdumine on niivõrd suur, et selles vanas inimeses ei nähta enam üldse mitte midagi ega mitte kedagi. Ta on täiesti väärtusetu olend, kuna ainsateks väärtusteks on nooruse väärtused. Ja selle üks jabur ja naljakas külg on veel see, kui niisuguses ühiskonnas siis ka nii üle keskea inimesed püüavad siis väga nii nooruslikud välja näha. Siis kantakse noortele omaseid riidemoode ja püütakse niimoodi kepselda ja umbes, et me oleme ka nagu teenagerid või teismelised, et ega siis me kehvemad ei ole. Ja see väärtushinnangute nihkumine on ühiskonna jaoks traagiline, kus enam ei hinnata küpsust, elukogemust, vaid mingeid muid omadusi. Ma kujutan ette, et nõunikeks juhtivatel kohtadel olevatel töötajatel, kes ise peaksid olema võimalikult küpsed ja vähemalt keskeas inimesed, et nõunikeks, nii nagu me vanast Eesti rahva muistenditest ja pärimustest teame niisugusi nimesid nagu teadmamehed, hallpead, hõbejuuksed. Need vanad, targad, elukogenud inimesed, kes tavaliselt ümbritsesid nõuandjatena noort kuningat. Noor kuningas oli sõjapealik, aga see heas mõttes ättide nõuandjate ring olid need, kes olid nõuandjad, elutundjad, targad, teadjad. Väga eri nimetusi oli. Ja see oli väga tark süsteem ja selle süsteemi dikteeris vajadus rasketes ja keerulistes elu alles jäämise olukordades ellu jääda. Elu sõltus sellest, et neid kogemusi arvestati. Ja seepärast on äärmiselt tähtis laste ja vanavanemate kooselu võimalus ja suhtlemisvõimalus. Et vanavanemates ja vanemates inimestes ei nähtaks mingisuguseid kivistisi või reptiile või muuseumi esemeid, milleks nad üldse on, ühesõnaga kulutavad ainult pensioniraha ja nii edasi. Ja väga tihti kahjuks on tänapäeval näha, et selle tulemusel noorte juures esineb nähtus, mille nimi on igikestev puberteet. Inimesed ei saa vaimselt, hingeliselt, intellektuaalselt küpseks selle tõttu, et puberteet kivistatakse. Ja naljakas on vaadata siis, kui 50-aastane puberteetnik on. Ikka pole kaugemale saanud, ikka puberteet kestab, ei tulegi küpsust. Ja see on üks kaasaja linnatsivilisatsiooni ja selle kapitalistliku tarbimisühiskonna üks kurb kaasnähtus. Ehk siis, kui teoloogiliselt öelda, ebajumala teenistuse tulemus. Nii et põlvkondade lahutamine, eraldamine
on traagiliste tagajärgedega. Hinnata tuleks pigem ühiskonna stabiilsuse mõttes kogemust, küpsust, tasakaalukust ja kindlasti on ka päris palju väga noori inimesi, kellel on juba ka mingite õnnelike juhuste tõttu, perekonna traditsiooni tõttu, elukogemuse tõttu, ka juba varakult noorena olemas nõuetav küpsus, nõuetav hingeline küpsus. Nii et ma ei üldista ega niimoodi ei lahmi, vaid ma tean, elu on väga mitmepalgeline, elus on väga palju variante, seal on esindatud kõik nähtused, aga muret teeb see, kui domineerima hakkab üldise hoiakuna mingi tendents, mis kultuuri järjepidevuse ja järjekestvuse mõttes on ohumärkidega. Kultuur peab olema ju orienteerunud mitte tootmisele, tarbimisele, vaid tema eesmärk peab olema kõrgem. Olemine ja olemasolemine. Kas te kujutate ette noorsugu ilma ideaalideta? Ma mäletan, missugune hea kirjandus oli kasutada minu nooruse ajal, kui niisugused raamatud olid nagu Tee oma elust meistriteos. Siis mäletan ühte tsitaati. Noorus ilma ideaalideta, seda noorust pole sisuliselt olemaski. Kuidas saab olla nooruses inimene mitte idealist, mitte ideaalidega, mis muidugi elus palju purunevad ja me saame kibedust tunda ja pettuda ja kõik, see käib elu juurde kõik. Aga inimesel peavad ideaalid olema. Aga kui väga noor inimene, 11-aastane vaatab sulle paadunud tuima pilguga ja ütleb, mis ideaalid, maailmas pole midagi, õlu on ainult. See on küll sünge, kui ei ole enam seda kohta ka, kuhu sa inimesele räägid. Kui see hingelise arengu eeldused on ka juba kuskile ära nii hävitatud ja tambitud. Kaasaja kirjanduses on üks niisugune termin liikvel nagu atomisatsioon, ühiskonna atomiseerumine. Kui vanad traditsionaalsed ühiskonnad, talupoja ühiskond, islami ühiskond tänapäeval, loodusrahvad, kes säilitavad meie mõiste, kus üldine hüve ja meie on olulisem kui üksik inimese suured õigused ja arvamised, siis atomisatsioon tähendab inimsuhete niisugust purunemist, kus inimesed jäävad üksikuteks. Perekond on ju inimesele kõige olulisem üksus, kõige olulisem kollektiiv, kus veresidemed tagavad selle kaitse üksikindiviidile. Kui välises maailmas ükskõik mis ka ei juhtu, kui sul on perekonna kaitse, siis inimene on alati kaitstud. Kui perekonna kaitse puudub, perekonna tugi, perekonna abi, perekonna osavõtlikkus, mis siis inimene teeb? Mis on üks põhjus, miks tänapäeval narkomaania levib? Alkoholism ja üldse inimestel tekivad nii kergelt sõltuvused. See ongi üksiku inimese tragöödia, üksi jäänud inimese õnnetus. Tal ei ole kedagi. Kui hea, kui on sõbrad, aga ükski sõprus, kindlasti on suurepäraseid sõprusi oma parimas vormis, aga kindlamalt töötab ikkagi veresugulus, perekondlik kaitse, mis inimese peal on. Perekond on inimesele kõige tugevam, kõige võimsam kaitse. Perekonna toetuse leidmine raskel hetkel. Ja seetõttu abielu, kui see perekonna vorm, väga ilus, kui armastust rõhutatakse, aga mida see sõna tähendab? Teaduses, mis uurib asja, tehakse väga lihtsat vahet, on armastus, mis on abielu armastus. Ja abielu armastus sünnib abielu käigus, abielu jooksul, abielu sees. Alles ta sünnib, kasvab ja kujuneb selleks, mille nimi on purunematu abielu armastus. Miks tänapäeval abielud ei ole püsivad?
on seetõttu, et armastust on asendanud armumine ja kirg. Armunud olekus inimene on ju nagu pooleldi purjus. Kas purjus olekus saab inimene anda terveks eluks kindlat tõotust, et see nüüd püsib? Saab see olla? Ilmselt mitte. Edasi puudub ka ettevalmistus kooseluks teistega, kui inimene on kasvanud ainult õhkkonnas, kus ta küsib seda, mida mina tahan, mis minule meeldib, mis minule hea on. Kooselu on alati ohver, enese piiramine, teisega arvestamine ja alati millegi ohverdamine endas. Seetõttu on olnud 1000 aastat abielu püsiv siis, kui ta ei ole olnud armastuse abielu, vaid seisuslik abielu. Kui silmas on peetud abielu eesmärki, see on perekonda ja seisuslike omaduste ja väärtuste edasiandmist põlvest põlve. Seetõttu seisuslik abielu oli lahutamatu, ta oli üks osa kultuuri tervikust ja armastuse abielu kui inimese individualismi ja individuaalse niisuguse õnnevärina otsimine, kus kohusetunne ja viimasel ajal ilmselt ka lapsed on kõrvale jäetud, on ilmselt täiesti teine suundumus. Ja viimasel ajal peab rõõmuga nentima ühte asja. Tänavareklaamidesse on beebede asemel hakanud ilmuma perekonnapildid ja lapsi ootavate emade pildid, kus ema kõrval on veel üks väike laps ja teine on tulemas. Niisuguste piltide ilmumine tänavale on ülimalt tervitatav ja rõõmustav märk. Nii et me näeme ka seda, kuidas, kui tajutakse ära, et üks tee on ummiktee, et tuleb normaalse elu juurde hakata tagasi pöörduma. Et abielu ja armastuse ülim eesmärk on ikkagi uus elu ja uue elu hoidmine ja elu jätkamine. Selles on ju armastuse püha müsteerium ja tema püha ülesanne. Nii et tahaks loota, et see hea tendents kasvab, kuid ta peaks kasvama palju kiiremini ja palju jõudsamalt. Mis tähendab, et ühiskonnas peaksid otsustavalt muutuma väärtushinnangud. Otsustavalt muutuma. Ühiskondliku teadvuse muutumine on aga üks väga visa asi. Samal ajal on võimalik teda ometi muuta päris kiiresti. Arvesse võttes, et sotsiaalse olendina on inimene ääretult kergelt mõjutatav avaliku arvamuse poolt. Järelikult, kui meedia ja see, kelle relvaks ja tööriistaks meedia on, võib sotsiaalse ühiskonnaga korda saata tegelikult imesid. Need väärtused, mis pannakse ühiskonnale ette, on tavaliselt 98% peaaegu et kohustuslikud. Automaatselt, ilma mõtlemata. Sotsiaalse olendina inimene allub neile. Ja 2% dissidente on inimesed, kes on dissidendid igas ühiskonnas. Ja kui ühiskonnas on midagi väärastunud, siis nemad on need, kes alati suudavad säilitada kriitilise hääle ja selles on ka nende vajalik osa ühiskonnas, et keegi toob kuuldavale jõuliselt teistsuguse hääle olukorras, kus enamus tormab nii-öelda pimesi kuristikku või kuidas seda öelda. Peter Bruegelil on tore maal, kuidas pime juhib pimedat tiiki, kõik pimedad hoiavad üksteisel nii kätest ja keppidega kinni ja arvavad, et see esimene, kes neid juhib, on nägija, aga see on ka pime. See kukub tiiki ja kõik tema järel ka. See on väga mõtlema panev maal. Tundide viisi võib seda vaadata ja mõtiskleda inimolemuse üle. Nii et ühiskond peab olema terviklik eluigade suhtes ja vaenu õhutamine eri sugupõlvede väärtuste suhtes, noorsoo väärtuste üleväärtustamine või nooruse aja. Noorus on ilus aeg, aga see läheb kiiresti mööda. Ja on ka öeldud niimoodi, et see on pahe, mis iseenesest ära kaob. Aeg läheb ruttu. Ja kui noor inimene ei suuda seda ette kujutada vana inimest vaadates, et oiku küll. Mõnede lühikeste aastakümnete järel ma olen ju samasugune. Siis normaalses terves ühiskonnas noor mõtleb nii. Ta ei eralda ennast.
vaid ta teab, et see, mis hetkel on, ei ole ainuke, ei ole põhiline, ei ole jääv, vaid see kaob kiiresti käest, ülikiiresti, rutem kui osatakse arvata, paraku. Ja et elu on pikem kui ainult see nooruse aeg ja et nooruse aeg on kasutamiseks, aga ka kõige selle ilu jaoks, mis noorus pakub. See on ilus õide puhkemise aeg, see on selge ja see peab ilus olema. Aga kurb on, kui sellel ajal sõnakuulmatuse, teadmatuse, kogenematuse, rumaluse tõttu hävitatakse terve elu ära. Rikutakse ära terve elu, mille pikkus on siiski ikkagi 70, 80, 90 aastat ja miks ka mitte rohkem. Nagu jaapanlased ütlevad, et 70 algab alles elu, siis saab pühendada täielikult oma vaimsetele harrastustele. Siis on kõik muud mured selja taga. Lapsed suured ja lapselapsed suured, et jääb aega oma enda lõplikuks küpsemiseks selleks, et astuda lõpmatusse ja maisest dimensioonist universumi dimensiooni. Nii et kui tuletada lõpuks meelde piibli sõnu, mida Koguja raamatus on öeldud ja seal tuuakse esile üks väga tõsine asi, kuna piibli põhihuvi ongi ju põlvest põlve elu säilitamine ja alles jäämine. Ja seal on öeldud, et ma tahan tulla ja pöörata isade südamed poegade poole ja poegade südamed isade poole. Ja et kui seda ei juhtu, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Need on rasked sõnad, mis tähendavad seda, et kui isad ja pojad on totaalses konfliktis, siis lüüakse maa needusega, siis ei ole tulevikku. Isade ja poegade küsimus on ikka olnud ajaloos kord nõrgemalt, kord tugevamalt, on stabiilseid perioode, kus ta jääb nii lühiajaliseks ja lühikeseks ajaks teatud eluigades, aga isade ja poegade ühtsus tähendab järjepidevust. Ja õppimisprotsess tähendab sõna kuulmist ja kuulekust. Ja seetõttu jääb ainult soovida, et see perekondlik ja ühiskondlik ühtsus, põlvkondade kokkukuuluvustunne, et see oleks meie teadvuses ja et me selle heaks midagi teeme. See on üks osa kasvatusest, eriti siis, kui linnaelu tingimustes eri põlvkonnad ei ela enam koos. Minu nimi on Einar Laigna. Tänan tähelepanu eest. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.